Tere hommikust Pariisist. Juhuslikult tulin ma Pariisi, mitte juhuslikult, see oli ootamatu reis, kuid oodatud reis ja tulin Pariisi koos enda kalli sõbranna Margaritaga. Margarita ikka saab väljas pole. Tulin temaga, kallikesega. Imeline valgus. Imeline valgus, me oleme nagu shining Vaata angels. seda pilli. Oh my god. Honey, you need to do it. Something with the you're in Paris now. Are you ready? me sööme ruttu hommikusöögi, mõni läheb siin pessu veel, äkki, sest ma tunnen nagu... Okay, anyways, ja me teeme hommikusöögi, või mina teen praegu munapraevad, ja siis me lähme linna, Eiffel, Louvre, mis kõik kohad me käime, ja võtame teid kaasa. Yep, stay tuned! Margarita tantsima või? Muidugi! Siin on tantsijad hetkel mu selja taga ja mul on nii hõukene nõrkus meestantside vastu. Ja nad on... Te ei kujutate, missugune nõrkus ma selle vastu on. Ja nüüd hakkama pildistama. Viska kohe pikali ja näita enda. Kohvitame natukene. Me oleme, kus me oleme? Makro... Monomarti ei ole. Makrokoore, mingi makro on. Ja käisime I Love You vooli juures. Ning... Leidsime, ma armastan sind ka. Jaa, ma armastan sind. Ja nüüd liigume edasi sinna makro juurde. Aga jah, kohvitasime, pildistasime, nagu ikka blogijatele kohane. Ja... Yes. Kui te mõtlete, kuidas meile... Pildistamised toimuvad, jumal, see niimoodi kiigub. Siis ma näitan teile, kuidas need pildistamised peavad siin nii-öelda backstage going on. So welcome to our world! Kui ma panen selle? Nii. Kus ma teen? Ma olen kaugele minema. Eest või? Jah. Ehk siis tegime pilte ja see hakkas üldse tööle. What the hell? Mul hakkab pea ringi käima. Tšau! Me olime selle peale, siis hakkas järku tööle ja siis inimene tuli ja karjus, et 2 eurot. Margarita ei saa nüüd pealt ära hüpata. Vaadake seda minu tausta nii-öelda ülevaade Pariisile. There was a time I'm serving you. Nii, nüüd oleme juba õhtus ning vahetame kohe
mina panen endale kontsade asemel. Panen ketsid jalga ning siis lähme otsime makroonid kuskilt ja ilmselt lähme koju, ostame pitsa, veini, puuvilja, juustu ja naudime türkut õhtut. On ju, Margarita? Aga ma vaatasin, et seal üks Aasia neiu istub ja lihtsalt naudib vaadet ja ma arvan, et me võikski võtta selle hetkes ja elada hetkes ja naudida inimesed tehkes. Ja, me peame õppima ka sellest ausalt öeldes. Kuna meil on veits kopp ees nendest. Me oleme nagu, me suht käime igal pool ringi, me käime jõuame igale poole, aga me teeme hästi palju contenti põhimõtteliselt, pilte ja videot ja niimoodi. Ehk siis aeg on muuta seda vist natukene. Proovida vähemalt muuta. See ongi nagu blogijate puhul nagu see väike struggle mingis mõttes, et sul on vaja nagu head pildid saada, aga samas nagu sul on vähe aega, et nagu tõsiselt maha istuda ja nautida. Davai, teeme seda. Okei. Olge paid. Näeb, tšau! Tšauki, täna on teine päev Pariisis ning nüüd oleme teel Versailles, kus me siis oleme juba teist korda käinud või ma olen mitmenda korda, aga vähem pole. Ja siis lähme shoppama. Nii tulge ka kaasa ja vaatame, mis tänane päev toob. Ma olen hetkel Versailles ning olen väravate taga siin ootamas. Juhtus selline asi, et Versailles ja Louvresse saab iga inimene eurooplane nii-öelda tasuta sisse, kui oled just õpilane, ma arvan, või lihtsalt eurooplane, ma ei tea täpselt. Aga ma jätsin ID-kaardi koju ja Margarital on väikesena ID-kaart sees või tähendab olemas ja ta sai sisse juba. Ma loodan vasti ja ta tuleb siia, toob mulle enda ID-kaardi. Nii et põhimõtteliselt 5 minutiks või niimoodi ma olen varsti Margarita. Margarita! Sa oled nii kindla sammuga, et... ja anna mulle sall, palun. Mine afroameeriklase naise juurde. Ära mine või? Ära mine. Okei, davai. Tšau! Näeb! Hommikust! Nüüd on viimane päev Pariisis ning hetkel oleme Notre Dame'is ja see on emotsionaalselt ja nagu memories kõik tulevad backi, kuna ma elasin Pariisis, siis siin on nagu eriti special for me. Ja hetkel teeme mõned pildid, siis teeme monti, lähme sööme ja varsti lähen lennukile. Nii et, let's go! Hetkel oleme sillal, kuhu tavaliselt pandi kunagi lukkusi, ehk siis Notre Dame'i taga, Notre Dame on seal. Ja hetkel on nüüd juba siin klaasikene, et enam lukke ei saa panna, isegi mina sain 2 lukku siia panna. Ja ühe luku panin enda endise poissõbraga samamoodi. Ehk hetkel mul on siin totaalselt nagu flashbackid, et silmad isegi lähevad märjaks kind of. Ja see on nagu hästi palju mälestusi on selle sillal ja silla all, seal all, et jaa. Kuidas teil läheb? Kuidas teil läheb?